äratus. Ei pisti palun. Keavad hetk. Või kuulub siia. Presidendi amet on presidendi amet ja seda tulebki sellisena võtta. Noor kaitseväelane ikka unistab sellest, et saaks kindlaliks. Ma ei ole allaandja tüüp, mis ma peaksin alla andma ja ma ei ole ka tagasi vaataja tüüp. Tervist kõikidele vaatajatele ja kuulajatele. Te kuulate Sõdurilehe podcasti ja mina olen Riamas Grünberg. Eesti tähistab siis igal 24. veebruaril vabariigi aastapäeva, sest just sellel päeval aastal 1918 kuulutati välja Eesti Vabariik. Eelmisel aastal samal päeval muutus aga olukord täielikult, kui Vene väed tungisid Ukrainasse sisse. Ja paljude inimeste vaade riigikaitse olulisusele muutus. Selle meile väga tähtsa, ent samas vastuolulise päeva puhul on siis saates ei keegi muu kui vabariigi president Alar Karis. Räägime siis vabariigi aastapäevast, presidendi ametist, aga ka riigikaitsest praeguses segases maailmas. Tervist, härra president. Tervist. Siis alustamegi kõigepealt vabariigi aastapäeva teemaga. Eesti saab 105. Mille poolest on selle aasta vabariigi aastapäev eriline? Ta on eriline sellepärast, et on 105. Meil on 105 aastat Eesti Vabariiki. Ja see on oluline tähtpäev. Aga eks ta on muutunud selliseks, nagu te ise juba mainisite, sellega, et aasta tagasi algas Ukrainas sõda, kus Vene Föderatsioon tungis sõltumatule riigile kallale ja siiani see sõda käib, nii et see on jätkuvalt ka õhus ka meie vabariigi aastapäeval. Aga kuidas see üldse mõjutab meie jaoks sellise olulise päeva tähistamist? Kindlasti mõjutab, sest ta on ju paratamatult meil kõigil meeles. Kui me ütleme 24. veebruar, siis ei tule ju meelde ainult enam vabariigi aastapäev, vaid tuleb ka see, et sel päeval algas Ukrainas sõda. Nii et paratamatult ta on meil meeltes ka meie enda tähtsal päeval ja eks tegemist ole ju mõnes mõttes ka Ukraina jaoks vabadussõjaga. Aga kas kuidagi selle tähistamine siis otseselt ka muutub Eestis? Nii palju kui teate? Ta mõjutab läbi selle, et eks ikka võib-olla ka muusikapalad on valitud teistsugused ja kindlasti ka oma kõnes tuleb sellest juttu ja ta on meil kõigis, nagu ma ütlen, ta on meil kõigil meeltel ja ka keelel ja soov abistada Ukrainat kindlasti jätkub ka pärast seda, kui meie vabariigi aastapäev läbinud. Kindlasti on siis meie jaoks siiski see päev ka pidupäev, aga kuidas jääda pidupäeval ja pidu pidades siiski ka valvsaks kõige selle suhtes, mis toimub? No see sõda Ukrainas ju ongi meid teinud valvsamaks, kui me võib-olla varem olime. Et see kurjus on maailmas alles, et kuskile kadunud ei ole, on kindlasti meie peades nüüd jõudnud päris tõehetkeni läbi selle, et me oskame võib-olla rohkem ka valmistuda erinevateks kriisideks, olgu see siis seesama võimalus, et kunagi keegi meid soovib rünnata, kuigi ma olen siiani veendunud, et seda otsest ohtu meie riigile ei ole, aga see tähendabki seda, et me peame olema selleks kõigeks valmis. Tegelikult toimub vabariigi aastapäeval alati ka ju traditsiooniline paraad. Kuidas mängib see rolli üldse riigikaitses ja mis on selle paraadi olulisus meie kõigi jaoks? Paraad näitab meie inimestele, et see valmisolek, millest me just rääkisime, on olemas ja elanikkond saab ka näha, et millised väeosad meil on ja võib-olla rohkem hakkavad mõtlema ka selle riigikaitse olulisuse peale ja paljude jaoks on ka see paraad tähtis, et pärast saab suhelda kaitseväelastega, saab näha seda tehnikat ja see ka kindlasti lähendab inimesi riigikaitsele. Minnes nüüd edasi teie enda juurde, siis tõenäoliselt ei pea teid kellegi enam tutvustama. Mõnda saatekülalist sageli peab, aga ma mäletan, et kui te ametisse astusite, küsiti teilt, et kuidas ennast tunnete uues presidendi ametis. Aga kui ma praegu küsin, kuidas te tunnete ennast praegu presidendi ametis? Presidendi amet on presidendi amet ja seda tulebki sellisena võtta.
See kehtib tegelikult iga ameti kohta, kui sa mingit ametit pead või siis tuleb seda teha täie tõsiduse ja anda endast maksimusel hetkel, kui sa seda ametit pead ja selles mõttes presidendi amet ei ole siin erinev. Iga juhtivkomitee kohta on ju vastutus ja seda peab nagu ka tunnetama. Aga milliseid huvitavaid kogemusi üldse see amet on teile andnud ja mis on näiteks kõige meeldejäävamad hetked või sündmused sellest? Meeldejäävad hetki on ju palju, juba 1,5 aastat on seda ametit peetud. Aga võib-olla meeldejäävad hetked ongi kohtumised väljaspool Kadriorgu inimestega nii siin Eestis erinevates kohtades kui ka välisriikides. Et see on võib-olla kogemus, mida teistes ametites ei saa, et sa näed seda erinevust meie riigis erinevates paikades, seda diversiteeti. Ja see kindlasti rikastab ja aitab võib-olla mõtestada oma sõnumeid ka paremini. Aga mis on näiteks olnud kõige sellisem huvitavam lugu või huvitavam käik siis näiteks mõnda sellisesse kohta? Ma ei oska välja tuua sest ma olen ikka varasemalt elus üsna palju ringi rännanud nii mööda Eestimaad kui ka mööda maailma, nii et aga alati on kindlasti kohti, kuhu tahaks tagasi minna ja kus sa oled võib-olla rohkem oodatud. Eks naabrid on ju alati need, kelle juures tuleb käia rohkem ja käimegi rohkem, sest nemad on meie kõige lähedasemad sõbrad, võib-olla siis Soome, Läti, Leedu või natukene kaugemad riigid. Et olen selle ametiaja jooksul juba mitu korda käinud nii Norras, mitu korda käinud Islandil ja Soomes, nii et neid käike tuleb kindlasti veel ette. Aga kõikide nende käikude ja tegemiste keskel, kui palju te üldse vaba aega jääb oma hobideks ja millega tegeleb president vabal ajal? See vaba aeg on suhteline mõiste, mitte ainult selles ametis, vaid ka juba teadlasena, kui ma olen ülikoolis professor, ega see vaba aeg on selline venim mõiste, aga tuleb võtta ka enda jaoks aega ja eks ta vähe on ja võib-olla vaimujõudu ei ole see vaba ajaks nii palju, aga eks ma kuulan muusikat ja vaatan kaugusesse nii palju, kui seda vaba hetki on. Millist muusikat te näiteks kuulate? See on ajas muutunud. Ma kuulan, lihtne vastus on see, et ma kuulan head muusikat, sõltumata sellest, mis žanriga tegemist on, aga ma kuulan klassikalist muusikat, džässi. Kuulan ka väga lihtsalt muusikat. See sõltub ka ju enda meeleolust tihti, nagu ikka selle muusikaga on. Ja kui on natukene nostalgilisem meeleolust, saab laste muusika peale. Tegelikult on siis igas episoodis tehtud ka vahepeale midagi siuksemat, mängulisemat ja huvitavamat. Ja siis selles episoodi ma uurisin meie Instagrami jälgijatelt, ehk siis jälgijad pluss siis reamehed, mida nemad küsiksid Eesti presidendilt. Ja välja tulid siis, tegin mingisuguse valiku, neid tuli päris mitu tükki. Ja ei pea vastama pikalt, lihtsalt see, et saaksime teada midagi põnevat ja siis kuulata, mida küsib siis reamees või Instagrami jälgija presidendilt. Esimene küsimus on, milline näeb välja üks presidendi hommik ja mis kell te ärkate üldse? Hommik nagu iga hommik, eks teed silmad lahti ja vaatad, mis uus päev toob, kui siin vaadata ei ole suurt midagi, sest see päev on paljuski ette määratud ja nii ta kulgema hakkab. Millal ta lõpeb, päevad on täiesti erinevad. Need läheb keskööni välja, mida tuleb küsida rohkem. Järgmine küsimus on, kas teile meeldivad meemid? Ikka, mulle meeldivad asjad, mis teevad meele lõbusaks ja kui meemid ka enda kohta on, sellest ei ole midagi hullu. Peaasi, et see kellegi rõõmsaks teeb. Siis küsite, et mis on teie lemmik jäätise maitse? Oi, seda ma ei oska küll öelda. Ma olin kunagi väga suur jäätisega, kui ma olin noorem ja sporti tegin rohkem, et siis oli nagu jäätist vaja süüa. Aga eks ta selline tavaline vanilje jäätis või šokolaadi jäätis on, ega siin mingit erilist maitset otsima ei pea. Aga tänapäeval on ju neid maitseid palett nii suur, et ma arvan, et ma ei jõua neid kõik ära maitsta. Huvi pärast küsin, mis teil sportlase või siukse noorema spordipoisi eas oli selline lemmikjäätis? No siis olid need jäätise valikud suhteliselt piiratud ja
siis oligi 2 head jäätist, oli plombiirijäätis, mis oli natuke rasvasem. Ja siis oli ka väga odavat jäätist, kus suurt midagi sees ei olnud peale mahla ja jää. See maksis toona 7 kopikat, aga kui raha oli vähem, siis ostsid selle jäätise. Järgmine küsimus on siis selline, et mida teie mõtlete, kui loete siis sõjauudiseid Ukrainast? Mis ma ikka mõtlen, eks ma mõtlen ju selle sõja peale, olles ise seal käinud ja näinud, mis seal toimub ja rääkinud ka Ukraina presidendiga läbi telefoni siin hiljuti. Et see pilt on õudne ja kahjuks veel lõppu näha ei ole, et meie ülesanne ongi teha kõik, et see sõda lõppeks ja eks see ongi mõtetes kogu aeg, kui kuuled Ukrainat mainivad ja eks ka paljuski nendele põgenike peale, kes on siis mööda maailma laiali pillutatud. Nendest enamus on küll Poolas, aga meilgi on teatavasti ju neid hulgad. Siis on küsitud niimoodi, et kui tekib võimalus ja vajadus, kas oleksite valmis olema president ka teise ametiaja? Seda on liiga vara küsida, et püüame nüüd selle esimese ametiaja kõige paremal võimalikul viisil toime tulla ja teha kõike, mis president peab tegema ja kui see aeg käes on, siis tulge ja küsige ja siis ma vastan. Aga mis motiveerib teid seda tööd tegema ja mitte alla andma? Ma ei ole allaandja tüüp, miks ma peaksin alla andma ja ma ei ole ka tagasivaataja tüüp. Ma püüan ikka ettepoole vaadata ja ees paistab asi olevat väga põnev, et tulevik on alati huvitav, ta on ette arvamatu ja see on üks kindel motivatsioon, et seda ametit pidada. Aga kas teil on ka mõni eeskuju ja kes? Mul ei ole elus eeskujusid olnud. Mul on alati tükike ühest inimesest, teisest inimesest, nii et mul ei ole sellist iidolit, kelle moodi ma tahaksin olla ja ei ole kunagi olnud. Et see võib-olla annabki natuke sellist iseseisvust juurde, et sa püüad olla see ise ja mitte siis jäljendada kedagi, kes võib-olla on sinu suurimaks eeskujuks. Ma loodan, et siis kõik need jälgijad, kes siis need küsimused saatsid, said endale ka head vastused. Meie siis lähme saatega edasi ja räägime edasi just rohkem riigikaitsest Eestis. Et tegelikult on teil oma roll ka riigikaitses ja siis seaduse järgi olete te riigikaitse kõige kõrgem juht. Mida see teie jaoks tähendab? Jälle see tähendab ju vastutust, et kui tekivad keerulised ajad, siis on presidendi roll kindlasti hoopis teistsugune, kui ta on praegu ja selleks peab president valmis olema, nii lihtne see ongi. Aga mis roll on üldse teil siis sellisel heitlikul ajal? No hetkel eks see roll seisebki selles, et püüda kõigepealt oma rahvast koos hoida, neid innustada oma igapäevastes tegemistes, aga samuti ka siis suhelda välisriikidega ja püüda ka selgitada, et miks see sõja lõppemine on oluline, sest mida kaugemal riigid võib-olla Ukrainast on, seda vähem nad võib-olla mõistavad, mida see sõda Ukraina või see rünne Ukraina vastu Venemaa poolt tegelikult tähendab. Sõjakoldeid on ju maailmas erinevaid, aga antud juhul on ikkagi tegemist ühe riigi tungimisega teise suveräänse riigi pinnale. Aga millised pädevused peavad üldse presidendil olema selliseks ameti rolliks, et olla ka riigikaitse kõige kõrgem juht? Eks see pädevused on ju põhiseaduses kirjas ja neid väga palju üles kirjutatud ei ole. Peab olema Eesti kodanik ja 40 aastat vana ja eeldatavasti need, kes valivad presidendi Eesti riigis, nemad on piisavalt pädevad, et ära tunda, et kas see inimene saab nende ülesandega hakkama või ta ei saa. Nii et see on selles mõttes ka jälle väga lihtsalt üles ehitatud, nii et see vastutus ei ole ainult ju presidendil, vaid see vastutus on Riigikogu, kes presidenti valib. Kui suur kokkupuude üldse teil riigikaitse valdkonnaga on? Eks suurim kokkupuude riigikaitse valdkonnaga on nüüd, kui ma olen presidendiks asunud, sest minu aastakäik ja vanuse mõttes on selline, et ma juba siis nii vana, et mind kaitseväkke ei võetud, kui Eesti Vabariik taastati. Nii et, aga eks kokkupuuteid on olnud ka varasemalt ametis kõige rektori ametis. Aga kui veel mõelda just nende oskuste peale, et kuidas tunda ära ja käituda vastavalt olukorras,
siis millistest muudest eluvaldkondadest, ütleme näiteks teil pärit teadmised on kasuks tulnud presidendi ametis? Kõikidest eluvaldkonnast ma arvan, et mul on olnud õnn olla väga erinevates positsioonides. Ja võib-olla ma olengi selline inimene, kes väga kaua ei püsi. Kui tundub, et nüüd võiks jälle panustada kuskile mõjale, siis on alati see hetk tulnud ja mul on tehtud ettepanek kuskile kandideerida. Nii et ma alati kandideerinud oma positsioonidele ja siin alati on kutsutud kandideerimine, et ma ei ole ise avaldust kirjutanud, et palun võtke mind tööle Eesti Vabariigi presidendile. See ettepanek tuleb teiste poolt. Ehk siis kõik võimalused, millest on võimalik kinni haarata, tuleks kinni haarata? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et sa oled tunnetama selle ära, kas see on sinu jaoks, kas see on sel hetkel sinu jaoks. Mul on pakutud erinevaid positsioone ka varasemalt ja ma olen ära öelnud, aga aastaid hiljem olen ma öelnud jah. Sellepärast, et see tunnetus oli, et see ei olnud veel see aeg minu jaoks seda positsiooni täita. Kõigest kinni haarata, mis meil elu pakub, ei maksa ikkagi. Tuleb valikuid teha. Aga siiski riigikaitseseaduse järgi agressiooni korral kuulutab president välja sõjaseisukorra ootamata siis ära Riigikogu otsust. Kuidas see otsus tehakse, aga lihtsalt sisetunde pealt või kuidagi ikkagi see kellegagi kooskõlastatakse? No, presidendil on väga palju nõuandjaid, nii formaalseid nõuandjaid kui neid, kes nõu küsitakse. Lisaks on olemas ka veel vastav institutsioon, mis kokku kutsutakse siis, kui olukord läheb keeruliseks. Riigikaitse nõukogu käib ju koos regulaarselt, mida ma siis juhin, et saada ühelt poolt informatsiooni ja et kõik olulised ministrid ja isikud oleksid ühtses informatsiooniruumis. Nii et see on ka see hetk ja koht, kui on vaja selliseid keerulisi otsuseid teha. Tegelikult, kui rääkida veel riigikaitsest edasi, siis oleme näinud Ukraina presidendi mõjukat rolli sõja ajal, seda eriti just meedias kõnedena. Kui kujutada ette hüpoteetiline olukord, kas te oleksite vajadusel Eesti Zelenski ja missugune? Ma ei tahaks seda hüpoteetilist olukorda arusaadavalt ette kujutada ja keegi vist ei taha. Aga presidendi ülesanne ongi sellist olukorda täita oma rolli. Millise olukord tuleb, ega ükski olukord ei ole sarnane teisega. Ja siis tulebki otsustada, mida teha, kuidas teha, mida rääkida oma inimestega. Nii et need otsused tuleb teha siis ja mõnikord väga kiiresti. Ehk siis vastavalt olukorrale, mis siis saama hakkab? Jah, kindlasti, nagu ma ütlesin, ei ole sarnaseid olukordi ja teist Zelenskit, ma arvan, ei ole kuskil. Et iga president käitub oma riigis kindlasti erinevalt. Tegelikult te mainisite oma uusaasta kõnes, et see aasta tuleb olla nõudlik siis nii enda kui ka teiste suhtes, et mis on teie ootused näiteks siis kaitseväele ja riigikaitsjatele? Ootused on ikka sellised, et seda riigikaitse tööd ja ka kaitseväelased võtaksid seda tõsiselt. Et need, kes kutsutakse õppustele, ka lisaõppekogunemistele, et minnakse kohale, et see protsent oleks suurem, kui ta praegu on. Ta kindlasti ei saa kunagi olema 100%, aga seda numbrit on kindlasti vaja, seda protsenti on vaja kindlasti kasvatada. Ja eks sõda Ukrainas on ju ka mõjutanud meie otsused Eesti riigis, kui palju me kulutame riigikaitsele ja samuti ka elanikkonnakaitsele, mis on meil tegelikult olnud aastaid, ma julgen väita, unaruses. Ja selle all te mõtlete siis keda? Kõiki meie Eesti kodanikke, kes peaksid olema valmiks ennast ise kaitsma, teavad täpselt, mida kriisi või ka sõjaohu korral teha, kuhu minna, kus on need varjendid. Ja see on pidev õppimine ja see algab ka juba koolist peale, kus meil riigikaitset õpetatakse. Aga kui te mainisite enne just seda lisaõppe kogunemistel osalemist, siis te ju ka käisite seal? Jah, ma olen käinud nüüd juba vist 2 lisaõppe kogunemisel ja nad on ju erinevad olnud. See kord, tema iseloom on teistsugune, kui ta oli eelmine kord ja selle lisaõppe kogunemise mõte ju ongi see, et ta ühelt poolt tuleb nagu üllatusena vaadata, kuidas valmisolek on ja ka ülesanded on erinevad. Nii et see selle mõte ongi.
seal te tõenäoliselt puutusite kokku päris paljude reservväelaste ja võib-olla sellist ajateenijaid ei olnud. Aga kui palju te üldse igapäevaselt siis näiteks ajateenijatega kokku puutute? Ajateenijad seisavad igapäevaselt Kadrioru siin tööruumide ees, nii et ma kohtun nendega igapäevaselt ka siin, kus nad söövad koos meie töötajatega. See kokkupuude on olemas igapäevaselt. Ise küsimus on palju, kui nendega siis suhtline räägin. Aga kindlasti neid käike on olnud juba üksjagu nii Tapale, Ämarisse kui ka Meekomere või Lõuna-Eestisse. Nii et see on üks oluline roll ka presidendil, et hoida kontakti nii Kaitseliiduga ühelt poolt kui ka noorsõduritega, kes on võetud Kaitseväkke. Aga kui te kujutate ennast ise siis noore kaitseväelase rolli, siis missugusel ametikohal te tahaksite olla, et kas näiteks parameedik või noor kaitseväelane ikka unistab sellest, et saaks kindlaliks. Aga raske on öelda, seepärast neid ameteid ka Kaitseväes on ju väga erinevaid täna. Ka teie ju olete ametivainu, mis on kommunikatsioon. Ja tänapäeval me räägime küberist ja just muudest asjadest. Minu taust on loodusteaduslik. Kindlasti ma saan selles valdkonnas ka Kaitseväes abiks olla. Aga kui noore poisina siis sa oled alles õppimistee alguses, nii et siis võib-olla see taust nagu väga palju ei loegi. Ehk siis kui teie oleksite noorena läinud Eesti Kaitseväkke aega teenima, siis oleksite üritanud mõnele juhtivale positsioonile saada? Ei, kindlasti mitte. Seda geeni mul nüüd küll 18-aastasena või 19-aastasena sees ei olnud, et ma tahaksin juhiks saada. Et siis ma arvan ikka oleksin mõelnud, kuidas Kaitsevägi läbi teha ja kuidas siis oma haridusteed jätkata. Nii lihtne see jälle ongi. Aga kui rääkides veel natuke sellest just ajaloost ja vaadata pisut minevikku, siis kuidas on üldse Eesti Kaitsevägi ütleme näiteks teie ametiaja jooksul muutunud? Muutus on ikkagi selles, et me näeme järjest rohkem meie liitlasvägesi siin Eestis. Ja samuti ka rahastamine on muutunud. Nii et see muutus on ju näha ka visuaalselt. Meil on võimalik hankida ka võib-olla varustus, mida varem ei saanud hankida. Tugevdada meie kaitsevõimet ja see eesmärk ju ongi arusaadavalt. Ja meie protsent võib olla 2 või 3 või isegi 5%, milleks meil arusaadavalt jõudu ei ole kaitsekulutustele. Aga see rahasumma ei saa iialgi olema nii suur, et me näiteks saaksime endale F-35-sid hankida siia meile enda omasid. Aga lisaks siis varustusele ja sellele rahastusele on kindlasti muutunud ka suhtumine. Kuidas seda kommenteeriksite? Me näeme seda ka pärast Ukraina sõjast Ukrainas algust, kui järjest rohkem inimesi tahavad minna kas või Kaitseliitu. Nii et see on selge märk, et suhtumine meie riigikaitsesse on muutunud paremuse suunas. Neid jääb järjest vähemaks, kes siis püüavad leida põhjusi, miks mitte harjutada ja oma riiki kaitsma. Nii et ma arvan, et see suund on liigub õiges suunas kõik. Ja siis küsiks ühe küsimuse lõpetuseks. Mida te ütleksite praegu riigikaitsjatele, nii siis ajateenijatele, reservväelastele kui kaitseliitlastele? Ma arvan, et oluline on panustada sellesse väljaõppesse praegu, mida me suudame pakkuda nii noortele Kaitseväes kui Kaitseliidule, et siis, kui peab seda vaja minema, ma veel kord ütlen, ma loodan, et seda kunagi vaja ei lähe, et siis ollakse selleks valmis ja teatakse täpselt, kuhu minna ja mida teha. Ja kindlasti ka need noored, kes täna Kaitseväes on, et nad jätkaksid ka oma haridusteed. Ja see kehtib ka mitte ainult noortele, vaid ka nendele, kes on natukene vanemad. Ehk siis võtke viimast ja saage ka haritud. Aitäh teile! Tänan kutsumast! Ja selline oligi siis tänane Sõdurilehe podcast. Seda siis saate vaadata videona YouTube'ist ja kuulata Spotify'st
Jälgige siis kindlasti ka kõiki meie teisi kanaleid. Facebookis ja YouTube'is oleme Sõdurilehe nime all. Instagramis oleme @kaitsevägi.edf. Kui soovite kuulata mõnda kindlat teemat või juttu mõne kindla inimesega, andke sellest teada kommentaarides. Toredat vabariigi aastapäeva kõigile. Aitäh tänasele saatekülalisele veel kord. Tänan kutsumast ja head vabariigi aastapäeva ka minu poolt. Ja aitäh teile kõik kuulajad.